Hei hopsti YouTube fam, pole ammu näinud, pole ammu Viljandis käinud ja nagu näha, on mul siin täiesti tutt-uus tõukeratas, mida ma siis täna teile tutvustan. Kahjuks ma veel trikke tõuksiga teha ei saa, sest et hüppeliiges alles paraneb ja vaikselt taastun. Võib-olla saab mõned kendama-trikkid teha, aga tänases videos me vastame ka siis teie küsimustele. Nii et meie armas kaameramees Karel võib tulla tõuksile lähedamale, näitame tõuksi ära ja siis vastame teie küsimustele. Selline tibu mul siis praegu ongi. Väga palju arvamus siinkohal ei julge avaldada, sest ma ei ole sellega veel sõitnud, aga ma oskan öelda nii palju, et mul on siis kõige laiem laud turul, kõige laiemad reffid turul ja küsimus teile, kallid vaatajad. Ma leidsin mustad krepid. Mis te arvate, kas need sobiks siia? Ja kuna lenksul on ka tegelikult värv natuke maha tulnud, et võib-olla peaks lenksu hoopis teist värvi tegema. Siinkohal võite siis jätta oma arvamuse video alla, millisena see tõuks kõige paremini välja näeks, aga mul on selline tunne, et need mustad krepid oleks päris hea, siis mu tõuks oleks black on black. Aga nüüd siis tuleks maha istuda, vastata teie küsimustele ja võib-olla teha ka siis mõned kendama trikid. Nüüd on siis Q&A aeg ja kuna väga palju küsimused, mis te küsisite, kattusid, ma valisin välja need küsimused, mida küsiti kõige rohkem ja alustamegi siis isiklikest küsimustest. Nimelt siis on siin kirjas vanus, kus pärit, kas mul on tüdruk ja miks ma hakkasin sõitma tõukerattaga. Ma olen siis 23-aastane, ma olen pärit Kehrast, mis on väikelinn siis Tallinna külje all. Hetkeseisul mul ei ole tüdruksõpra, aga mul on üks preili siis silmapiiril, nii et kui sa vaatad siis. Ja miks ma hakkasin tõukerattaga sõitma ja millal? See oli siis 10 aastat tagasi, kui mu vanaisa kinkis mulle tõukeratta ja oli suvi. Ma pidin minema siis poodi, läksin poodi tõuksiga, tulin poest tagasi, aga ma olin võtme unustanud koju ja mu vanemad olid kuskil kaugel Lõuna-Eestis ja mul oli siis mingi mitu tundi, kus ma lihtsalt olingi sunnitud olema tõuksiga väljas ja ma siis täiesti pool kogemata sõitsin äärekivist alla. Sain umbes nii palju airtime'i, 0,1 sekundit olin õhus ja mul tuli siuke adrenaliinipauk peale ja sealt ma saingi siis esimese maitse suhu ja siis ma selle 3 tunni jooksul hüppasingi äärekivist alla, üles ja nii see läks. Ja miks just tõukeratas? See on hea küsimus. Ma ütleks kohe ära, et tõukeratas on ülihea segu siis rulast ja BMX-ist, sest siin on nagu lenks, millega saab teha BMX-i trikke, siin on laud, millega saab teha siis rulatrikke ja see ongi siis 50-50 segu ja olgem ausad, tõukerattaga on kõige lihtsam alustada ja mina isiklikult arvan, et tõukeratas on olümpiaalade alustala, sest et BMX, freestyle, street, rula BMX, rula, street ja park on ka nüüdsest 2020 olümpial, nii et väga suured ja põnevad ajad on ekstreemspordil ees. Aga nüüd teeme väikse cut'i ja võtame järgmised küsimused. Got him! Uus istekoht, uus küsimus ja järgmine küsimus ei olegi midagi muud kui mis koolides ma õppisin ja kas ma käin ka ülikoolis. Esimene kuni 9. klass ma käisin siis Kehra koolis, mis oli siuke tore maakool, vähe õpilasi ja seal ma olin väga tubli pai laps. 5. ühtegi 4 ei olnud ja 10. klassi ma läksin siis Tallinnasse, 32. keskkool, kus ma olin siis multimeedia suunal ja õppisin siis natukene videograafiat ja fotograafiat ja sellist asja, aga seal ma enam 5. ei olnud ja tegin natukene pättust ja sellest ma väga pikalt ei räägi ja kandideerisin ka ülikooli kehakultuuri. Mul jäi täpselt 6 punkti Levanis puudu ja ma sisse ei saanud. Ma olin tollel hetkel väga kurb, aga praegu ma olen pigem rõõmus, sest see andis mulle väga palju vabadust ja sain õppida elult täpselt seda, mida ma tahtsin, nii et elukoor for life, aga ei ole välistatud, et ma kunagi proovin uuesti ülikooli kandideerida. Nii et lähme istume kuskile mujale nüüd ja vastame järgmistele küsimustele. Järgmine küsimus on, mis on minu lemmik trikk tõuksiga? Mul ei ole ühte lemmikut trikki, aga mulle väga meeldivad loomingulised trikid, kus ma saan oma loovuse tööle panna ja kuna ma praegu trikitada ei saa, siis ma valin arhiivist välja mõned ägedad klipid ja trikid, mis ma olen kunagi teinud, nii et nautige ajalugu.
Järgmine küsimus on, kui kõrgele ma hüppan tõukerattaga. Minu ametlik jäädustatud rekord on 1 meeter ja 10 sentimeetrit, kuid meie latt on 120 sentimeetrit, kus ma olen ka napilt üle saanud, nii et meeter ja natukene peale. Järgmine küsimus on, mis on minu unistus? Unistusi on väga palju, aga mõni väiksem unistus on näiteks endale teha mootorrattaload, et ma saaks siukse pilliga ringi lasta. Suurem unistus on muidugi siis luua enda keertrepi keskus, mis ei ole sugugi lihtne ülesanne, nii et kui teil on mõni suur laopind, kuhu saaks skateparki ehitada või tahate mulle juba ettemaks ära teha, siis andke tulla. Küsiti ka minu lemmiksöögi ja joogi kohta. Võib-olla mõni juba mäletab, et mina olen suur taimede fänn ja toitun peamiselt taimedest ning lemmikjook on kindlasti yerba mate, mis asendab mul kohvi. Et kunagi ma ei näinud kohvi ja olin kofeiini sõltlane, siis nüüd ma olen rohkem tee-inimene ja taimeinimene. Õudselt hea enesetunnen, nii et kellel on julgust ja tahtmist, kindlasti soovitan proovida. Ja küsiti ka, mis on minu eesmärgid teiste sõiduvahenditega. Kindlasti tahaks rulaga teha ära backflipi ja Supermani, kust mul jäi siis asi pooleli. BMX-iga tahaks teha ära mõne reili ja tahaks proovida ka crossikat ja surfamist ja kõike, nii et väga palju eesmärke on seoses ekstreemspordi ja spordiga. Aga küsiti veel sellist huvitavat asja, et mis plaanid on talveks. Ja ma ütlen, et esmakordselt on siis talvel plaanis ette planeerida siis seda kevadist ja suvist hooaega. Ja see on ka üks põhjus, miks me siin Viljandis nii palju käime, et me üritame siis esmakordselt keertrepiga olla natukene ettenägelikumad ja ette planeerida asju. Aga talvel kindlasti proovime siis lume peal nautida, kui lund on, käia siseparkides ja kui hästi läheb, siis me teeme ka talvise tuuri, kus me siis külastaks kõiki Eesti siseparke. Aga talveks on tegelikult veel üks põnev uudis. Nimelt tuleb üks uus äge keskus Tallinnasse, kus siis keertrepp ja mina hakkame ka toimetama, aga siinkohal ma jätan selle veel ripakile, sest et muidu ma räägin kõik ära ja siis ei olegi uudisimu, nii et tasub kindlasti meie kanalit ja tegemisi jälgida, sest et tuleb uut tuult ja tulevad uued tegemised. Aga nüüd vaatame, kas mul tuleb mõni gendaamatrikka vahelduseks. Ei, see kombo läks pekki ja kõik, kes küsisid, et mis asi see haamer on koos palliga, selle nimi on Gendama ja varsti tuleb siis turule ka keertrepi Gendama. See on ülimalt tore mänguasi, millega saab siis koordinatsiooni ja keskendumist harjutada ja vaatame, proovime bängerid ja see ei ole sugugi nii lihtne, kui see paistab, nii et ma ei tea, lähme järgmisest kohta. Ja on aeg kastist välja tulla. Jah, mul on sponsor, see on Velomoto. Tahavad sellest, et esialgus ja keskmine osa oli nagu Olemegi jõudnud viimasele korrusele ja siin kohal ka viimased küsimused ja vaatame, mis siin tuleb siis. Kas ma tegelen veel beatboxiga? Jah, ma tegelen beatboxiga, mitte küll aktiivselt, aga kui meie vaatajaskonnas on mõni beatboxer, kes tahaks beati rebida, siis praegu ma olen vigastatud ja mulle väga meeldiks teha mingeid siukseid loovaid asju, sest sõita ju ei saa. Küsiti ka keertrepiga seonduvaid küsimusi ja peamine küsimus oli, et kust me kõik tuttavaks saime ja tegelikult kõik keertrepi tutvused on tulnud läbi ekstreemspordi ja ainukesed erandid ongi siis Ilgar ja Stefan, kes tuli läbi kooli või läbi teiste tuttavat, aga üldiselt on ekstreemsport viinud meid kokku ja küsiti ka, et kust keertrepi merchi saab. Mul on hea uudis öelda teile, et me praegu töötame uute toodete kallal. Meil tuleb päris palju unikaalseid ja praktilisi tooteid, nii et tasub kindlasti jälgida. Praegu saab tooteid käest kätte ja tuleb siis lihtsalt jälgida, et kus keertrepp üritustel käib ning kui tulete õigel ajal õigesse kohta, siis kindlasti saab. Ja tegelikult saab ka Velomotost osta keertrepi tooteid, nii et piiluge Velomotosse ka. Väga palju küsiti, et kas me tuleme kuskile skateparki või noortekeskusesse. Siinkohal tahaks siis öelda, et jah, meid saab kutsuda skateparki või noortekeskusse, jätame siia kontakti, et võite oma klassijuhataja või huvijuhi või noortekeskuse töötajaga ühendust võtta ja öelda neile, et tahate keertrepi kutsuda ning siis me tuleme ja kindlasti on meil plaanis siis ka teha mõned tuurid, aga seda juba siis järgmisel aastal ja anname teile siis aegsasti teada, kuhu me lähme ja kus me oleme. Ning
küsiti ka, et millal on plaanid siis suuremateks trippideks. Ma arvan, et me veel nüüd 2019 kevad ja suvi võib-olla oleme siin Eestis, teeme veel viimased tiirud ja tuurid peale, aga kindlasti on plaanis Geartripil minna ka siis väljamaale, aga enne tahaks siis Eestile nagu joone alla teha ja öelda siin, et kõik on tehtud, mis teha annab. Ja mis meil siin veel on? Rohkem väga erilisi küsimusi ei olnudki, kui mõni küsimus jäi vastamata ja teil on ikkagi uudishimu, siis te võite julgelt kirjutada siia video alla, kirjutada mulle või siis saata mõni email või mis iganes, et praegu ma olen alati olnud üli avatud ja mulle tegelikult oleks vaja ellu uut energiat ja uusi tutvusi ja mõtteid ja kõik küsimused, ideed on alati teretulnud ja siinkohal me tõmbame vaikselt selle video kokku ja toimetame edasi siin kontoris ja kui oli mõni asi, millele ma ei vastanud, siis kindlasti tuleb neid Q&A'si veel, sest tegelikult on üli tore teiega suhelda ka niimoodi näost näkku peaaegu. Tegelikult on seal kaamera ja teie olete ekraani taga, aga mis ma ikka siin jauran, tõmbame vaikselt joone alla sellele videole. Aitäh, et vaatasite, like, share, subscribe ja näeme siis juba järgmine kord järgmises videos.